Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Uudised head ja põhjalikud, mida lihtrahvas ei ole ära teeninud. Sel nädalal kaitseta Kaitseministeerium. Eesti jälle Baltimaade esirinnas. Delfi reedab käkikeerajaid. Ja riigikaitse uurijate tee jõukusele on katkestatud. Hakkame pihta. Hiljutine Rootsi kaitseuuringute agentuuri analüüs tuvastas, et Eestil puudub arvestatav riigikaitse. Nüüd tuleb välja, et meie tublidel riigikaitsejuhtidel võib võtta ka veel mõned aastad, et lahendada isegi oma ministeeriume kaitsmise probleem. Ega sellega kiiret polegi. Ei tee paha, kui üks rumalavõitu hambuni relvastatud mees siseneb hoonesse, luusib seal mõned tunnid ringi ja paugutab lõhki kehadega. Rumalavõitu oli ta kindlasti, sest üks lõhkes tal peos. See andis politseile võimaluse ta maha lasta. Karta teda niigi vaja ei olnud. Tal polnud Punaarmee tavakohaselt isegi politrukki selja taga, et teda lahingusse õhutada. Pealegi ei tekitanud ta meie toredale pehmele ja karvasele kaitseministrile ja tolle semudele mingit ohtu, sest nood töötavad nii efektiivselt, et neil on võimalik kõik vajalik töö enne lõunat lõpetada, et minna sõprade ja külalistega maksumaksjate lahkel kulul linna peale õlut jooma. Nendele alluvad riigikaitsjad toimisid nagu suuremeelsetele lahingumeestel kohane. Nad lihtsalt lasid varvast, et anda oma politsei kolleegidele võimalus aupaistes hiilata ja medaleid saada. Endine kriminaalpolitsei juht Andres Andelt teatas, et Kaitseministeeriumis on sellised intsidente varemgi juhtunud, aga need olevat jäänud segaseks ja rahvale teadmatuks. Eesti Käkikeerajate Liit avaldab tunnustust Kaitseministeeriumile ja meie tublidele riigikaitsejuhtidele. Eesti riigi ja oma ministeeriumi kaitsmine ei ole kaugelt nii tähtis kui varasemate intsidentide osav salastamine. Võib ka loota, et lõhkekehade plahvatused annavad hea vabanduse seadusvastselt sõlmitud relvahangete lepingute dokumentide hävitamiseks, enne kui järjekordne siseaudit neile jälile saab ja selliseid piisiasjad jälle asjatult suure kella külge riputab. Eesti tubli käkikeerijad on suutnud olla esirinnas, mitte ainult Balti riikides, vaid ka kogu Euroopas sellise partokraatliku valimissüsteemiga loomisega, mis hoiab ära segadused riigi juhtimises ja aitab meil kindlalt võimul püsida. Samuti oleme me kehtestanud efektiivse majanduse ja sotsiaalse süsteemi, mis aitab võimueliidil jõudsalt jõukaks saada ja harjutab lihtrahva kiiresti piskuga läbi ajama. Balti riikide statistikaametite andmed näitavad, et eelmisel kuul tõusid hinnad Eestis, samas kui nad langesid Lätis ja Leedus. 1/3 tõusust oli seotud toidu kallinemisega. Lätis ja Leedus oli just toit üks hindade languse teguritest. Eesti oli ka esirinnas 5,2% aastase hinnatõusuga. Poole selle andis samuti toidu ja mittealkohoolsete jookide kallinemine. Eesti Käkikeerajate Liit avaldab tunnustust meie tublile võimueliidile, meie riigi ja majandusjuhtidele. Sellised hinnatõusud on meile ainult kasulikud. Mida rohkem ärihaid lihtrahva kulul teenivad, seda rohkem annavad nad meile tänutäheks kopsakaid hüvitisi. Võime kindlad olla, et alkohoolsete jookide, eriti šampuse hinnad, jäävad meie võimueliidile alati soodsaks. Eesti Käkikeerajate Liit on nördinud. Just nüüd, ainult mõned nädalad enne rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomase ametisse tagasimääramist avaldas Delfi juhtkirja pealkirjaga "Aeg on küps presidendi otsevalimisteks". Meie andekad, aga tagasihoidlikud kunagise Eesti Kongressi juhid ja nende kommunistidest kolleegid, kes meile suurepärase põhiseaduse valmistasid, teadsid hästi,
et rahvas on liiga rumal selleks, et endale ise president valida. Nad olid isegi nii targad, et lisasid rakendusseaduse, mis jättis kehtima nõukogude aegsed seadused. Oleks olnud ju piinlik, kui üleöö sinimustvalgeks muutunud punased oleks hakatud küüditamiste ja muude selliste pisipattude pärast karistama. Delfi on aga hakanud rahvast üles ässitama juhtkirjaga, et Eesti põhiseadus ning sellest tulenevalt ka muud seadusandlust tuleb muuta. Eesti olevat küps presidendi otsevalimisteks rahva poolt, ütleb Delfi. Aitavad juba poliitilistest tagatoa mängudest. Delfi väidab, et Ärma Toomasele vastaskandidaadi ülesseadmisega mängitakse moe pärast valitsust ja opositsiooni, nagu lapsed mängivad politseid ja pätti. Tegelikult olevad jõujooned ja magusad kohad Riigikogus, omavalitsustes ning nii riigi kui omavalitsusettevõtetes juba kenasti ära jagatud. Aga nii see peabki olema. Moe pärast vastaskandidaadi ülesseadmine oli õige. Ega see midagi ei muuda, aga rumalamad inimesed lihtrahva hulgas võivad isegi uskuda, et mingi tõeline valimine toimib. Samuti saame näidata Euroopa Liidule, et meil on vähemalt 2 kandidaati. Ega nad seal aru ei saa, kuidas me päriselt asju ajame. Soovitame kiiresti Kuku Langi allikakaitseseaduse karmistamist, et Delfi enam selliseid rahvast üles ässitavaid juhtkirju ei saaks avaldada. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse uus juht Martin Hurt teatas, et pärast dokumentide läbivaatamist kahtlustab asutus 37 000 € varastamist. Endine büroo juht Leelet Nellis, kes olevat riigikaitse ekspertiks saanud diplomaatide koolist saadud haridusega, ei osanud oma suurepärasele haridusele vaatamatu varjata oma taskusse pandud rahatehinguid. Ta vahelejäämise pärast pidi ka eelmine keskuse juht Kadri Liik, kes on samuti tohutute riigikaitse kogemuste ja teadmistega, jätkama tööd tavalise teadurina. Kadril on siiski veel võimalust juulilepete sõlmija Lennart Meri konverentsi peakorraldajana. See on kurb, et andekaid ametnikke kimbutakse selliste pisiasjade pärast. Eesti käkikeerajate liit arvab, et me peaksime kaitsma oma ametnikke ja andestama neile 37 000 € pisipatu. Meie ei tohiks neid kimbutada, nii kaua kui nad hoolitsevad selle eest, et võimueliidi liikmeid mõni pahandustekitaja kimbutama ei hakka suuremate summade kadumise pärast. Kui jõuavad päevakorrale jälle suuremaid relvatehinguid, siis on need just meie riigikaitseametnikud, kes peavad kaitsma meie tublit pehmet ja karvast kaitseministrit ja ta semusid vahelejäämise eest.